Selle aasta aprillis tekkis vaidlus Läänemaa ettevõtjatega ja siis riigi vahel raudteetammi üle. Mis sellest kohtuvaidlusest tänaseks päevaks on saanud? No kohus ei ole seda veel hetkel välja kuulutanud, et millal kohtuistung on, et ajalooliselt on see tegelikult nüüd natukene nagu vanem vaidlus, see on tegelikult jääb eelmise aasta sellist teise poolde, kus nagu ka meedias lugeda oli, et üks advokaadibüroo avaldas arvamust, et see tamm tegelikult kuulub juba riigile. Tegelikult on nii, et on teine advokaadibüroo, kes on seisukohal, et see ei saa kuidagi riigile kuuluda, sest omal ajal 97. aastal riik müüs raudtee koos selle juurde kuuluva raudteetammiga eraettevõtjale erastamisprotsessi käigus. Nii et kuidas see omandi küsimus laheneb nüüd Haapsalu raudteetammi osas, et kohus peab võtma seisukoha ja hetkel on minu teada seis see, et kohus pole istungit välja kuulutanud. Aprillis jõudis ka Riisipere-Turba raudteelõigu taastamise projekt teise etappi. Mida see teine etapp endast täpsemalt kujutab? Aprillis on üks selles mõttes oluline samm, et Läänemaa omavalitsused, siis täpsemalt Haapsalu linn, Lääne-Nigula vald ja Vormsi vald, kes on siis sihtasutuse Läänemaa asutajad ja siis nii-öelda rahastajad, et nad leidsid, et tegelikult peab liikuma edasi Haapsalu raudtee arendusega ja seal on nüüd kaks olulist põhjust. Esimene põhjus on see, et kuigi Vabariigi Valitsus tegi otsuse ja tegi Eesti raudteele kohustuseks rajada raudtee Riisiperest Turbani, siis ei ole tehtud ühtegi otsust, et seda ka reaalselt siis Turbast edasi Haapsalu poole viia. Ja on tekkinud selline paradoksaalne olukord, kus tegelikult tuleks kulutada võrdlemisi vähe raha, aga teha selliseid töid, mis võtavad palju aega, nagu näiteks seda on keskkonnamõju hindamine või seda on selliste pudelikaelte lahendamine, nagu Ellamaal on, et saaks ühel hetkel, kui otsus tuleb selle teise etapi rahastamise peale, saaks nagu võimalikult kiiresti edasi liikuda. Et tuletan meelde, et kui esimese etapi otsus tuli, siis Eesti Raudtee teatas alguses kohe, et neil läheb ligi 3 aastat aega, et seda raudteelõiku üldse nagu tegema hakata, eks ju, et see rongiliiklus valmis saaks. Nii et Läänemaa kogukond on näinud, et kui ise panustada ja teha ära need tööd, mis võtavad aega ja kus on vaja kokkulepped sõlmida, aga samas nad ei ole eelarves väga suur summa, siis me tegelikult aitame sellega raudteed reaalselt Haapsalule ja Rohukülale lähemale. Teine põhjus on seal see, et sama eelmine küsimus, mis puudutas seda kohtuvaidlust nüüd eraettevõtjate ja siis riigi vahel tammi osas, et see on tegelikult loonud ka selle olukorra, kus kohas eraettevõtja on tõmmanud ennast tagasi, pannud ennast selles mõttes sellisesse ootavasse seisu, et olukorras, kus ei ole päris selge, et kuidas ikkagi seda raudteepoliitikat aetakse, et eraettevõtja ütles väga selgelt välja, et olukorras, kus riik on 10 aastat öelnud, et me ei pea seda oluliseks, me ei tee seda, eraettevõtja ütles, et me teeme siis selle ise, samadel tingimustel nagu käib muu reisirongiliiklus opereerime Eestis, siis riik ütleb, et nüüd me hakkame seda tegema, eks ju, et selles olukorras on väga keeruline öelda, et eraettevõtjale tehke jätkuvalt kulutusi, tehke arendustöid olukorras, kus te tegelikult mitte midagi tagasi ei saa. Nii et praeguse seisuga eraettevõtja ei ole mitte ühtegi eurot tagasi saanud nendest investeeringutest, mis seal üle 3 aasta on tehtud ja kulutustest. Nii et arusaadavalt on erainvestorite poolt võetud siis positsioon, et vaatame, kuidas kohtuvaidlused lahenevad, milline on meie õiguskaitse olukorras, kus on teadmine, et vara on justkui eraettevõtja käes, et kuidas need asjad lahenevad, eks siis saab sealt edasi minna. Aga nagu öeldud, eks ju, et sihtasutus Läänemaa, seal ei ole täna eraettevõtjate raha, seal on puhtalt avaliku sektori raha, on võtnud selle initsiatiivi enda kanda ja leidnud siis eelkõige Haapsalu linna eelarvest ja Lääne-Nigula valla eelarvest siis vahendeid selleks, et teha näiteks selliseid töid, mis on seotud Ellamaal raudtee ja maanteede nii-öelda ristumiste lahendamisega või siis näiteks selline töö, mis on ristil siis Rõuma küla ja Risti juures, kus on tellitud arheoloogilised kaevamistööd just eeluuringu näol, kuna Muinsuskaitseamet näeb ette, et seal tuleks selliseid töid teha, siis uuritakse täna juba, kas seal on nagu selliseid mustendid, mille väljakaevamine ühel hetkel lihtsalt võiks pidurdada ehitusprotsessi. Siin käis korra juba läbi see, aga
praegu tegeleb suuremas osas Riisipere-Turba raudteetrassi arendamises Eesti Raudtee. Küsiks ka seda, et kui teadad koostööd Eesti Raudtee ja Lääne-Raudtee selle projekti osas hetkel omavahel teevad, kui teevad? Et see, mis puudutab Riisipere-Turba lõiku, siis täna on ikkagi selgelt jämedam köie ots Eesti Raudtee käes, et kui võib-olla aasta tagasi oli see seis, kus Lääne-Raudteel oli rohkem teadmisi, sellist spetsiifilist teadmisi selle valdkonna või selle piirkonna eripärade kohta, siis tänaseks kindlasti Eesti Raudtee on oma teadmistega mööda läinud ja need materjalid, mis omal ajal Lääne-Raudtee tellis ja sai loodud, et need on Eesti Raudteel üle antud ja on näha, et Eesti Raudtee neid ka reaalselt kasutab. Nii et selles mõttes ma olen täiesti kindel, et Eesti Raudtee poolt lubatu, et 2019 sügisel saab rongiga Turbasse sõita, et nad omalt poolt püsivad graafikus ja tagavad ka selle, et see reaalselt on, mis nii nende poolt kui poliitikute poolt on inimestel lubatud. Ja lõpetuseks, millised oleksid Riisipere-Turba raudteeliigu taastamisel järgmised need põhilised etapid, millega praegu peaks tegelema järgmisena? No kui me Riisipere-Turbast nüüd konkreetselt räägime, et siis seal on hetkel, eks ju, eelprojekt on, kui me eksi, kas peaks isegi valmis olema ja siis on juba hanked, ehk mis puudutab kontaktvõrgu projekti ja ehitushanget ja samamoodi nad peaksid jõudma sinna, et on vaja teha mullatööde hanked. Nii et selles mõttes ega siin suuri takistusi enam olla ei saa, et keskkonnamõjude hindamise protsess sai korrektselt läbi tehtud. Selgus see, mis meile oli varem teada, et neid positiivseid tegurid on nii palju rohkem, et isegi võimalikud negatiivsed tegurid, mis võivad raudtee taastamisega seoses tekkida, eks ju, et nende mõju on nii väike või nii tühine, et see ei sea takistusi ja kui varem on juttu olnud, et seda raudteed on võimalik kiiremini taastada, siis tegelikult oleks võinud juba aasta tagasi need samad hanked, mis täna kas välja kuulutatakse või on plaanis välja kuulutada, olla juba välja kuulutatud ja tegelikult ka 2018 rong sõita, aga see oli tolle aja otsus nende inimeste poolt, kellele see oli volitatud teha, nii et selles mõttes ma ei näe siin ühtegi tagasilööki, et anda Eesti Raudteele ehitusluba tammi rajamiseks ja teha siis need projektid reaalsuseks, mis täna projekteerijate poolt on paberisse ja siis digifailidesse pandud.